Ajalises perspektiivis ja ka ruumilises perspektiivis võib see olla üsna selline nostalgiline ja isegi sentimentaalne. Selles mõttes, et sellel aastal 2024 täitus minul maamunal selline arv aastaid, et nüüd ma olen siin pool sajandit ringi käinud, kogenud ja imestanud. Ja ruumilises mõttes selles mõttes, et just selles samas ruumis siin Tartu kunstimaja väikeses galeriis sai mõnes mõttes kõik alguse, et siis aegade alguses, once upon the time, siis kui mina olin ülikooli maaliosakonna tudeng, et siis just nimelt see ruum siin oli meie kursuse ateljee. Ja mõnes mõttes on hästi huvitav tunne justkui spiraalikeeruga ja oma uute töödega siis kuuks ajaks nagu koju tagasi tulla. Ja kui ma ütlen uute töödega, siis ma pean mainima, et ma olen üsna aeglane looja, et minu jaoks ei ole niimoodi, et uued tööd on see, et kui ma siis eelmisel öösel pudistan varukast, geniaalseid taieseid ja kõik on veel verivärske ja udusolis, et minu jaoks need uued tööd tähendavad aastatel 2022 kuni aastatel 2024 loodud teoseid. Et jah, siin on uued tööd, et sellel näitusel ma tagasi vaadet ei tee, mõtlesin, et leppisin endale ka kokku, et ma tagasi vaatan siis, kui ma olen 105. See oleks muidugi ka päris äge spiraalikeeruga jõuda siis jälle ka siia ruumi, näis, aega on, aga et siin ma näitan neid uusi töid. Ja mõnede nende uute tööde saamislugu läheb ka ikkagi natuke kauem ajas tagasi, et ma pean tunnistama, et ma isegi ühte seeriat olen enda sees kandnud äkki 7 kuni 10 aastat, et mul oli nimelt selline habras ja ettevaatlik unistus, et ma tahtsin maalida Saalomoni ülemlaulu. Minu meelest on see piibli, see on Vana Testamendi kõige meelelisem ja kõige sensuaalsem ja ka kõige erootilisem osa. Aga läks nii, et ma kandsin seda ideed mõnda aega nagu enda sees ja nüüd see seeria tegelikult ripub siin saalis selle seina peal, aga läks nii, et ma selle seeria tegemise juures neid Vana Testamendi Saalomoni ülemlaulu tekste ei kasutanudki. Et ma leidsin hoopis ühe tundmatu vana Hiina luuletaja luuletuse, mis minu meelest võttis selle sõnumi kuidagi teistmoodi kokku ja läks nii, et iga pilt siis sai ühe reakese või mõned read sellest luuletusest, et ma kusagil seda kõva häälega nagu veel välja ei ole ütelnud ja kusagil ei ole kirjutanud ka, et see nüüd ülemlaul on, aga minu jaoks on. Et see oli siis ühest seeriast, et teistel piltidel on oma lugu. Ma küll siin enne ütlesin, et ma sellel näitusel selja taha ei vaata, et ma tegelen oma uute asjadega, aga mõnes mõttes nagu siiski. Et see sõna potentsiaal, see on juba olemas ka minu eelviimases tööde seerias Kiivritest, kus on teravad kontrastid ja ka see potentsiaal, eluvõimalused ja võib-olla eriti tugeval moel sellest viimasest maaliseeriast, mille pealkiri oli Salajane aed, kus ma töötasin taimeseemnetega, potentsiaaliga, et ma ei näidanud taimi, ma ei näidanud vilju, ma ei näidanud õisi, et ma näitasin close-up'i nagu lähipilte suurendatud seemnetest ja imestasin selle üle, kuidas ühes pisikeses terakeses on nii palju intelligentsi ja nii palju tarkust, et ta nagu täpselt teab, kelleks ta peab saama, kui tingimused on head ja tavaliselt ta saab selleks ka siis, kui tingimused ei ole head. Et võib-olla mõnes, mitte nii otseses mõttes, aga nagu ülekantud mõttes, et selle sama potentsiaaliga, mis siis pärineb Kiivriseeria teravatest kontrastidest ja salaaia imestusest ja imetlusest intelligentse elu suhtes, et on ka nagu siia edasi kandunud. Ja selles mõttes ka, et ma kasutan oma loomingulist potentsiaali siin ja praegu. Ja tagasi vaatan siis, kui ma olen 105.